Selline talve alguse ootamine paneb loomulikult proovile Otepää kandi ettevõtjad, kes pikisilmi ootavad, et lõpuks siis lumi maha tuleks, mis ka külastajaid tooks. Kogu see kontseptsioon on üles ehitatud, nii nagu te ütlesid, talve atraktsioonidele, lumele, külmale ja kui ilmataat laseb selliselt toimetada, siis ka meie peame ootama seda õiget hetke, kui ta lõpuks kohal on ja ka sellega kaasnevalt külalised tulevad. No absoluutselt jah, et ega siin natuke rohkem, et oleme nagu põhimõtte pärast rohkem lahti ja et olla avatud ja seda külastajate määra loomulikult ei ole. Inimesi ei saa ka süüdistada selles, et täna hommikul läksime mäge tegema, see oli +5 ja seene vihm, et kes siis nüüd väga suusatada tahaks või lavatada. Aga midagi ikka liigub? Midagi liigub, nagu on näha, jah. Aga ilmselgelt püssipõõsasse viskama ei hakata? Ei, kindlasti mitte, et ütleme niimoodi, et viimane sõna selles, et kas ja kui palju talvel suusatada saab, see jääb alati loodusele, aga väärtriistadega head mehed suudavad neid piire kõvasti nihutada ja ütleme, et siin me oleme ka teinud iga-aastased süstemaatilised investeeringud kunstlumesüsteemi ja tulemus on see, et saab suusatada. Tõepoolest, Otepääl on avatud hetkel nii mäesuusa kui kelgurajad, kuid muidugi põhirahva liikumine, kes kasutaksid nii toitlustus- kui majutusteenuseid, tuleb reeglina siis, kui maad katab ka korralik lumevaip. Fakt on kindlasti see, et kui meil lund ei ole, siis eks see keeruline ettevõtjate jaoks on, sest lume tootmine kui selline protsess on ka väga kulukas, nii et see on jälle täiendav lisakulu ettevõtjatele. Nii et igal juhul tuleb hoida pöialt, et jumala eest hakkaks külmetama. Ja, et hakkaks külmetama ja et vanajumal kingiks meile looduslikku lund. Teada on see, et suurüritused on need, mis alati Otepääle rahva kohale meelitavad. Ning muidugi sellel talvel tulevad nii talvine öölaulupidu kui saunamaraton, kui ka Tartu maraton. Selles suhtes me saame deklareerida, et Tartu maraton toimub. Kas ta toimub suusatades, see võib-olla on natukene küsimärkiga, sest selleks on ikkagi lund vaja. Täna seda veel siin Eestimaa peal niimoodi päris õiget looduslikku suusalund ju pole olnud suurt. Aga 2 kuud on ikkagi veel aega minna ja ega üle 2 kuu seda talve meil siin viimastel aegadel väga nagu ei ole olnud ka, et praegu põhjust paanikaks veel ei ole, igal juhul kohe ikkagi läheb vähekene miinuse poole ka ilm, nii et jõuab see lumi ka veel tulla. Sellel talvel näeme kindlasti ka maailmatasemel suusavõistlusi Otepääl. Meil on olemas kunstlumi ja sellega on võimalik alati tagada see, et võistlused toimuvad ja me teeme kõik selleks, et see nii ka oleks ja alati on väljakutseid, aga on ka lahendused ja ma arvan, et need lahendused on Tehvandil koostöös korraldajatega olemas. Nii et ühesõnaga püssipõõsasse siin Otepää kandis ja siin kandis ei visata? Ei, Otepää juba ju teada-tuntud vägilaste poolest inimesed on väga täis, ettevõtjad on väga täis, ei visata siin püssipõõsasse ja ega tali taeva jää.